Nii, ma arvan, et võime vaikselt alustada. Oleme siis täpsed, nagu sooviti. Mul on väga hea meel, et teid tegelikult nii palju siia kohal on tulnud, et kuulda ja näha, mida siis kujutab endast IT õppimine Tartu Ülikoolis. Ja korraks hästi põgusalt minust endast, et miks ma üldse siin olen või mis ma asjasse puutun. Siis mina olen ka Tartu Ülikooli vilistlane, aga ma olen seda sorti IT-inimene, kes enne gümnaasiumi lõppu ei teadnud IT-st mitte midagi. Ehk et ma ei teadnud, mis asi on programmeerimine, ma kuidagi suutsin terve gümnaasiumi niimoodi läbi saada, et ma ei pidanud ühtegi mingit informaatikatundi tegema. Ja informaatikasse ma sattusin täiesti kogemata. Aga sellest hoolimata olen ma tänaseks LHV-s investeerimise meeskonnas vanem tarkvaraarendaja, nii et midagi ma äkki tean sellest kõigest rääkida. Paraku ma ei ole sündinud õhtujuht või saatejuht, ehk et ma loodan, et ei pahanda, et mul on siin väike spikker tahvlina käes, et asi natukene lihtsalt sujuvamalt meil liiguks. Põgusalt käiks läbi ajakava. See on siin teil näha ka, et mis teid täna ees ootab. Kõigepealt kindlasti hästi põnev esitlus tuleb meile Jaan Arult. Seejärel teeme ühe vestlusringi üliõpilastega, et mis see päriselt siis õppimine seal Tartu Ülikoolis antud hetkel endast kujutab. Siis teeme väikse pausi ja pausi ajal oleme me kõik olemas. On tudengid olemas, on meil ka ülikooli enda poole pealt 2 inimest. Lisaks on meil juba Toomas kohal, kes ka kohvipausi ajal olemas on, istub seal keskel. ja õnneks jääb ka Jaan meiega kohvipausi ajaks. Ehk et kui teil on mingisuguseid spetsiifilisemaid küsimusi, siis saate neid seal küsida. Et tulge julgelt ligi. See kohvipaus toimub meil siit uksest välja minnes paremat kätt. On Supernova ruum, uks on seal lahti, näete, lähme kõik sinna ja saame seal vestelda. Aga siis palun ma teil tagasi tulla siia 17.45, kus siis teeme ühe põneva arutelu Toomasega, kes on meil siis Boltis tarkvara arenduse juht. Vot, selline meie õhtupoolik siin välja näeb. Loodan, et on põnev ja inspireeriv, et selleks me siin olemegi teile seda Tartu Ülikooli natukene tutvustada ja meelitada teid Tartusse. Tartus on äge. Nii, aga meie esimene esineja on siis Jaan Aru ja arvestades tegelikult, kuidas siin viimastel aastatel kogu see tehisintellekt on nii massiliselt levima läinud, lihtsalt mingisugune täielik AI maania on kõigil peal, siis mul on hästi hea meel, et Jaan täna meiega on saanud ühineda. Ja Jaanist endast natuke, et Jaan on tegelikult Tartu Ülikoolis Arvutiteaduse instituudi õppejõud ja arvutusliku neuroteaduse ja tehisintellekti kaasprofessor. Ja Jaani aines tehislik ja loomulik mõistus õpetab ta loomuliku ja tehisintellekti erinevusi, tehisintellekti ajaloost räägib ning tegelikult selgitab ka, milliste teadust tänapäeval kogu selle tehisintellekti alal üldse tehakse. Ja tegelikult Jaan on meil ka mitme menuraamatu autor, väga head raamatud, kiidan. Samuti esineb palju meedias ja aitab üldse kaasa sellele, et see metsik tehisaru kasutamine, mis meil siin parasjagu käimas on, et see tegelikult ei muudaks meid mitte rumalamaks, vaid aitaks kaasa ja aitaks meil seda kasutades targemaks saada. Nii et ma palun, Jaan. Tere kõigile, mul on väga hea meel siin olla ja ehkki ma võib-olla kipun rääkima, siis ärge unustage, et ma olen siin teie jaoks. Nii siis, kui teil on küsimus, te võite käe tõsta ka keset mu juttu ja ma võib-olla jätan ka keset juttu väikse pausi, saate küsida, eks? Et ma ei pea siin rääkima kogu aeg. Ja aitäh sissejuhatuse eest, et mõnes mõttes on imelik tõesti mind siin IT-päeval ju kohata üldse, sest ma ei ole ju IT-inimene üldse. Pärast ülikooli ma läksin õppima psühholoogiat, siis doktoritöö tegin hoopis ajuteaduses,
aga mis on väga tähtis, on see, et kui ma tulin Eestisse tagasi, siis tõesti kõige parem koht, kuhu tulla, oli Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituut ja tegelikult siis seal on tõesti mu kodu. Siin pildi peal näete ka mõnda pilti sellest kodust. No teised inimesed elavad seal ka, see ei ole ainult minu kodu, see ei ole. Võib-olla ka teie kodu, kui te tulete. Ja mis on huvitav, ongi siis see, et tegelikult tõesti on väga palju muutuseid toimunud viimastel aastatel. Ja niimoodi, et on inimesi, kelle arvates äkki ei olegi vaja IT-d enam üldse õppida, sest sa saad ju tehisaru abil lihtsalt pipe code'ida asjad valmis. Ja ma loodan, et osadel teil juba on oma argumendid, et miks see päris nii lihtne ei ole ja miks on vaja näiteks ka õppida midagi. Aga mina mõtlesin, et ma räägin täna mõnest sellisest argumendist, eksi arusaamast, et miks ülikool on halb, räägin, et miks see tegelikult nii ei ole. Ja siis räägin mõnest heast asjast ka, mis ülikooli juures on. Kas see plaan sobib? Ühesõnaga, üks asi, mida, kui ma olen noortega rääkinud, siis vahel, võib-olla teie olete kõik väga targad ja teie nii arva, aga noored vahel arvavad, on see, et ülikoolis sa ei saa kunagi midagi nagu kiiresti valmis teha, on ju, et ta on aeglane ja sul ei ole võimalik tegelikult, kui sul on vaja kiiresti reageerida, siis sa ei saa seda teha. See ei ole õige. Ma tooksin ühe näite sellest ajast, kui meie alustasime tehisaru uuringutega ja alustasime selle uurimisgrupiga Tartus. Aga ma küsin kõigepealt, et kes teist teavad, mis ettevõte on DeepMind? Okei, mõni, kas ma räägin? DeepMind on, tänasel päeval siis Google DeepMind on kahtlemata üks kõige olulisemaid tehisaru ettevõtteid maailmas. Aga aasta 2013 lõpus isegi teadsid väga vähe inimesi maailmas üldse, et see ettevõte olemas on. Ja siis järsku nad avaldasid ühe väikse artikli niimoodi vabavaraliselt, nagu mitte ajakirjas, vaid nagu sellises, mis me siis eesti keeles ütleme, sellises kohas, kuhu artikli mustandeid pannakse. Ja mis siis juhtus, oli see, et meie tol hetkel, meie uurimisrühm oli justkui arvutusliku ajuteaduse uurimisrühm. Aga siis meie rühmast noored inimesed, kes seal olid, mõned magistrandid, mõned doktorandid, nemad avastasid, et vau, see on nii äge asi, mis see DeepMindis artiklis tehakse, et proovime seda järgi teha. Ja siis ülikool ei ole mitte selline koht, kus siis öeldakse, ei, sa pead tegema oma magistritööd või sa pead tegema oma doktoritööd, vaid tol hetkel siis meie grupi juhtidena andsime täieliku vabaduse nendele tudengitele sellega tegeleda. Ja mis sellest sündis, oli see, et tegelikult need Eesti noored olid esimesed, kes siis tookord seda DeepMindi esimest süsteemi nagu proovisid järgi teha ja jõudsid sellega ka rahvusvahelisse meediasse, et Eestist noored tudengid üritavad järgi teha seda, mida DeepMind tegi, sest selleks hetkeks oli Google ostnud ära DeepMindi umbes 500 miljoni naela eest. Selleks hetkeks oli kõigil juba suur huvi, et mis see DeepMind on. Ja siis oli see, et grupp Tartust on üritanud seda teha. Ja siis meie teadustöö suund ka liikus kiiresti sinnapoole, et mõista neid süsteeme paremini ja tegelikult jällegi, et on võimalik küll kiire olla, et me olime ühed esimesed maailmas, kes siis mõtles, et DeepMind tegi sellise süsteemi, mis mängis arvutimänge, aga meie olime ühed esimesed maailmas, kes tegid siis, võtsid 2 seda tehisaru süsteemi, kuna meie poisid olid seda järgi teinud ja panid nad teineteise vastu võistlema ja vaatasid, mis sellest tuleb. Ja see artikkel, mis siis tollal sündis väga kiiresti, on siia tänini üks nagu Eesti kõige tugevamaid ja tunnustatumaid artikleid tehisaru alal. Jutu mõte on see, et tegelikult see kõik käis väga kiiresti ja ülikool võib olla selline katalüsaator, kust väga kiiresti asjad sünnivad. See ei pruugi olla nii
igal pool, aga meie instituudis see kahtlemata on niimoodi, et me nagu väärtustame seda, et me teeme ägedaid asju ja kui tekib võimalus, et me teeme ägedaid asju, siis me teeme nad ära. Teine selline väär arusaam, mis vahel võib olla, on see, et IT on lihtsalt igav. Ja kui keegi seda ütleb või seda mõtleb, siis see vastus peaks olema, et no jaa, aga mis on üldse IT? Ja ma tahtsin öelda, et kui te selle küsimuse peale mõtlete, siis mõelge minu peale, aga tegelikult ei ole vaja minu peale mõelda, aga lihtsalt see on näide sellest, et mina olen ju seal Arvutiteaduste Instituudis, aga mina ei tee IT-d selles suhtes. Ja ma arvan, et ma esindan meie instituuti selles suhtes, et muidugi meil on väga tugev ka klassikaline IT, väga tugev klassikaline arvutiteadus. Aga meie instituudis on ka gruppe, kes teevad väga-väga erinevaid asju, eks? Ja mina räägin oma tööst, on ju ühe näite juba tõin, see veel läheb enam-vähem IT alla, aga ma toon veel mõned teised näited, et näiteks ja mis võib-olla haakub ka sellega, et me ei tea ainult igavaid asju, on see, et ükskord, see oli võib-olla 4-5 aastat tagasi, tuli mul mõte, et kuna meie grupp, meie uurimisrühm on üks Euroopa parimaid ka nagu selles, et kuidas rakendada virtuaalreaalsust inimese ajuprotsesside uurimisel. Ja mulle oli tulemas uus doktorant, keda huvitasid psühhedeelikumid. Paneme need kokku. Psühhedeelikumidest ma ütlen ainult nii palju, et ehkki need ained on illegaalsed, siis tegelikult viimase 15 aasta uurimistöö näitab, et kui sa neid õigesti kliinilises kontekstis kasutad, siis on võimalik nende abil teatud haiguseid ravida. Ja meie mõte oli siis, meie ei taha antud juhul siin hakata tegelema päris psühhedeelikumidega, aga kuna me oleme Euroopas ühed parimad teaduslabori mõttes, kes teeb virtuaalreaalsust, teeme psühhedeelse virtuaalreaalsuse. Ja vaatame, kas see ka mõjub. Eks enamik teist teab, mis asi on virtuaalreaalsus, eks on ju, paned sellist virtuaalreaalsuse prillid pähe, on igasugu viletsat virtuaalreaalsust, aga meie üritame alati teha nagu sellist tõesti nagu kõige paremat. Ja siis tegimegi sellise psühhedeelse virtuaalreaalsuse, kus inimene on seal virtuaalreaalsuse simulatsioonis ja kogeb maailma nii nagu ta kogeks, kui ta oleks psühhedeelikume tarbinud. Ma ei tea, võib-olla see teie jaoks on igav, aga ma tõin see näite, et me teeme nagu täiesti asja, mis nagu IT alla nagu ei lähe. Natukene läheb sellest, et sa pead seda virtuaalreaalsust programmeerima, aga see ei ole sinna klassikaline koodi kirjutamine, vaid natukene teistmoodi. Ja iseenesest minu jaoks see kõik läheb ka nagu IT alla. Et IT ei ole ainult üks mingi igav arvutiteadus ja taoline asi, vaid see on, IT on see, milleks teie selle teete. Ja mina olen teinud seda, mida mina teen, eks? Psühhedeelset virtuaalreaalsust. Aga see ei ole ainus asi, mida me teeme. See ei ole ainus asi, aga kui te Tartusse tulete, siis keda huvitab, tulge astuge läbi. Siis me olemegi teinud koostööd nüüd erinevate kliinikutega, et vaadata, et kas see psühhedeelne virtuaalreaalsus ka mõjutab positiivselt. Tänaseks veel päris kindlalt ei tea, aga kes teist Tartusse tuleb, et siis kogemuse saate ikka, kui seda vaatate. Ja siis ongi, et näiteks osa tudengeid, kes meie gruppi tuleb, nad tegelikult näiteks programmeerivadki edasi seda virtuaalreaalsust. Esimene versioon oli meil selline, et sa istud ja siis sa nagu lihtsalt sulle läbi selle virtuaalreaalsusprillide kuvatakse see virtuaalne maailm, eks. Aga nüüd uus versioon on meil selline, et sa näed tegelikult päris maailma. Läbi prillide näed päris maailma, aga siis sul hakkavad need asjad seal võbelema ja värvid muutuvad ja niimoodi, eks. Jällegi, et seal on nagu lõputult asju, mida saab teha. Ja tänase päevani meil praegu on maailmas nagu üsna unikaalne lahendus selles suhtes.
ja võib-olla ma ütlen ka midagi meie grupi kohta, et jälle ka näidata, et see ei ole sugugi ainult IT. Et muidugi mul on doktorante ja magistrant, vabandust, issand jumal, ma olen väga vilets selle käe nägemises, palun. Minu küsimus on see, nii tore. Minu küsimus on see, et kuidas te simuleerite seda, mida te ise ei ole näiteks kogenud, et eeldades, et te ei olnud proovinud enne psühheelikuid, siis olete, et okei, paneme selle VR-i. Kuidas see töötab? No ma ütlen, et heas uurimisrühmas ei pea sa ise olema kõike kogenud, aga kui sul on spetsialistid, kes meil on, ma nimesid ei nimeta, siis on võimalik, et tema selgitab täpselt, see on väga huvitav, on, et meil on see virtuaalreaalsuse guru, kes on nagu üks parimaid nagu sellest, et kuidas virtuaalreaalsust programmeerida, tema ei ole psühhedeelikume teinud. Ja siis on meil teine tüüp, kes teab, on ju. Ja siis nad vestlevad ja see tüüp siis räägib, no vaata, sul peaks olema selline valge, jumalik valgus. Ja siis see virtuaalreaalsuse tüüp ütleb, saaks natuke täpsemalt. Aga täpselt nii see protsess käis meil ja selle tulemusena siis see ka valmis, et ta tõesti oli selline, see ongi see tore asi, mis ülikoolis võib juhtuda, et sa kohtud inimestega, kes huvitavad täpselt samast teemast, natuke erinevate nurkade alt ja siis sul tekib selline sünergia, mida sul ei ole muidu võimalik tekkida. Kuna siin üks küsimus oli, kas on veel mõni küsimus? Võib ka hiljem, ei pea kohe küsima. Ja siin, et me näemegi, et meie meeskonnas on väga erinevad inimesed, näiteks see virtuaalreaalsuse ekspert, tema on tegelikult magistrikraadi teinud psühholoogias ja siis tuli ka minu juurde ja tegi oma siis doktorikraadi arvutiteaduses. Meil on grupis inimesi, kelle taustaks on füüsika, filosoofia, siin pärast Kaidi räägib, Kaidi taust on hoopis eripedagoogika, eks, et meil on väga kirju taustaga inimesed ja kas tähendab siis, et see on IT või ei ole? On, sest me oleme kõik seal instituudis, aga mõte on selles, et IT ei ole üks igav asi. Et see on see, milleks sa selle teed. Ja kolmas selline väärarusaam, ja see on võib-olla üldiselt ülikooli kohta, võib-olla mõnes ülikoolis on niimoodi, on see, et ülikool on lihtsalt nagu kool edasi. Ja mina tahan öelda ülikooli õppejõuna, et minu jaoks on see nagu tõesti väärarusaam ja oma loengutes ja oma kursusest ma seda väga aktiivselt üritan ka murda. Et kui inimene tuleb ülikooli, ükskõik kas ta tuleb bakasse või siis magistrisse, meie juurde, siis minu loengute peamine idee on see, et minu eesmärk on õpetada teid mõtlema. Minu eesmärk on anda teile materjali ja öelda, et teie ise peate sellega midagi tegema. On ju? Et mina ei õpeta teile niimoodi täpselt mingeid asju, mida te peate täpselt nii teadma, vaid minu jaoks ülikool on alati võimalus. On ju? Ja et nii peabki sellesse suhtuma, et me anname noortele selle võimaluse ja nemad ise vaatavad, mida nad tahavad. Seega nüüd juba 2 aastat minu see kursus, mida ka mainiti, on arvestatud, mitte arvestatud. Sest hinded on asi, mida koolis antakse, aga minu arust ülikoolis nagu tegelikult ei ole vaja kõike hinnata. Meil ei ole vaja kogu aeg anda hindeid. Et minu jaoks on täiesti piisav see, kui on noor inimene, kes ta ei tee kõiki kodutöid päris täpselt ära, kõik ei jõua ja nii edasi, aga ta teeb näiteks selle projekti väga hästi ja siis võib-olla hinde järgi ta saaks B või C, on ju, aga tegelikult minu jaoks ta on väga hästi asja ära teinud, eks. Ja olen ka teisi inimesi julgustanud, et me ei pea panema neid hindeid, vaid võime teha see arvestatud, mitte arvestatud. Ja kolmas asi, mida nagu oma kursusega esile tuua, on see, et tõesti ülikool, nii nagu meie näeme, on see, et sa pead ikkagi väga palju tegema ka nagu praktilisi asju. Et ta ei ole selline lihtsalt teoreetiline, et istud ja kuulad, kuidas keegi räägib, vaid tegelikult näiteks pooled punktid minu kursusest tulevad ka sellest, et inimesed teevad projekte.
Ja see ei ole ainult minu kursusel nii, vaid meie instituudis on see täitsa tüüpiline, et kursustel on sul vaja ka teha mingi rühmaprojekt. Ja siis näiteks minu kursusel on nii, et need valikud on väga erinevad. Näiteks siis on selliseid tüüpilisemaid ID-teemasid ja mingeid tehisaru teemasid. Aga näiteks kui tehisaru, siis on väga erinevad, et osad on see näiteks see aasta ka, et uuritakse nagu neid uuemaid tehisaru mudeleid, vaadatakse, mõni grupp vaatab, et kus nad eksivad. Teine grupp uurib näiteks, võrdleb inimesi ja tehisaru algoritmide mingites ülesannetes on ju, siis meil alati, või mis alati, vähemalt viimastel aastatel on olnud nagu mingid projektid, mis on seotud haridusega, kus siis inimesed saavad nagu mõelda sellele, kuidas tehisaru hariduses kasutada ja iga aasta on seni olnud ka vähemalt üks tudengiprojekt ka psühhedeelikumidest. Aga te saate aru, et see ei ole nagu peamine asi, mida ma teen, lihtsalt see on üks huvitav asi, mida mainida. Nii et just, et ta ei ole nagu minu jaoks ülikool on ikkagi hoopis teine asi ja kui ma vahel käin koolis õpetamas, siis ma pigem üritan seda, mis me ülikoolis teeme, kooli viia. Mitte teha seda, et me võtame selle, mis koolis on ja toome ülikooli. Kas on küsimusi selle kohta? Mis me seal teeme? Kas ma nii pikalt olen rääkinud? No ühesõnaga, ma räägin edasi, väga hea. Aga mis siis ülikoolis on toredat või mida võiks teada? Et minu jaoks ülikooli peamine idee on tegelikult, jah, nagu ma natuke mainisin juba, aga natuke teise sõna, et nüüd ülikool on see koht, kus anda suurt pilti. Ja kui me tuleme alguses tagasi, kus ma ütlesin, et mõni inimene arvab, et ta saab lihtsalt vibe code'ida endal asjad valmis ja elu läheb hästi, siis see ei ole päris nii. Selles suhtes, et tegelikult on sul vaja seda suurt pilti ka seal ümber, et miks mingid asjad nii on, mis on üldised suunad ja sa võid küll hea toote välja teha, aga siis see, et sellega kuskil liikuda, sul on mingil hetkel vaja seda suurt pilti. Näiteks kui räägid rahastajatega, sul on vaja näidata, et sa tead maailmast ka midagi, mitte nii, et sa lihtsalt vibe code'isid ühe asja välja. Ja see on see, mida me ülikoolis anname. Nii et minu kursus ka nagu see osa, mis mina loen, on peamiselt selleks, et tuua huvitavaid näiteid ja anda tudengitele kätte see suur pilt, mida nad niimoodi mujalt ei saaks. Ja vähemalt tänasel päeval seda, mis minu kursusel on, seda tõesti mujalt ei saa, sest mul on selline, nagu ma olen juba korduvalt rõhutanud, see imelik taust on. Et ma räägingi seal loengus, vahepeal räägin natukene ajust, siis natukene psühholoogiast ja siis peamiselt tehisarvust, eks. Aga selle näitab, et see ei ole lihtsalt nagu IT, vaid see on nagu selline väga suur ja üldine taust. Palun. Et ma sooviks küsida, et kui palju on siis Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis, kui üldse siis sellist nagu reaalset arvutitehnika nagu ehitamist, nagu sellist jootmist, kokkupanemist, sellist asja, kas nagu sellist asja tehakse ka, sest ma nagu isiklikult ma tegelen sellega nagu vabal ajal nagu lihtsalt huvi pärast. No Henri siin võib-olla tahab keegi seda täpsemalt öelda, et meil on nagu aga kas see on meie all või see on nagu osati tehnoloogia instituudis? Meil on see arvutitehnika asi ka, et mul on paar tudengit on käinud minu juures ja juttu rääkimas, aga Henri võib-olla siin täiendab. Jaa, et see jääb natukene rohkem tehnoloogia instituudi pärusmaale, kus sa ehitadki roboteid. Mina ütleks niimoodi, et meil ikkagi on tarkvara õppekava. Arvutitehnika õppekava on selline mõnus segu tarkvarast ja riistvarast. Aga see arvutitehnika õppekava on meie all? Ei, Tartu Ülikoolis jah, selles suhtes, aga ta on arvutitehnika tehnoloogia instituudi all. Aga mis ma olen öelda? See IT on, mina ei tea. Aga Tartu Ülikoolis suur pluss on nagu see, et sa saab võtta üht ja teist, sa võid tulla õppima informaatikat ja kui huvitab näiteks robootika, võtta paar ainet tehnoloogia instituudist. Et see on tohutu Tartu Ülikooli pluss, mida mujal ei ole.
jah, et meil on see selline, et võid väga laialt võtta ja näiteks minu kursusesse ka siis tulevad inimesed meditsiinist, psühholoogiast, füüsikast, lingvistikast, filosoofiast ja nii edasi, spordist oli seekord ka. Et see ongi nii, et kui tulla nagu näiteks meie instituuti, aga tegelikult mõned teised asjad huvitavad, sa saad Tehnoloogia Instituudist võtta neid aineid, eks, et natukene siin saab kombineerida. Jah, väga hea küsimus. On veel mõni küsimus? Ma räägin siis veel paar minutit. No üks asi, miks mina üldse ülikoolis olen ja milleni võib-olla ei jõua kohe, aga mõni ei jõua võib-olla kohe ka, on see, et ülikoolis, minu jaoks on tähtis ülikoolis vabadus. Ja võib-olla ma küll alguses mõtlesin, et selleni jõuab alles siis, kui sa oled võib-olla nagu doktorant, aga nüüd ma saan aru, et see ei ole päris tõsi, et minu enda jaoks oli niimoodi, kus see vabadus tuli sellest, et ma olin koolis kogu aeg sinna, et ma kogu aeg õppisin väga hästi, olin läbi 5, tundsin, et see on see, mis ma pean tegema. Siis kui ma mõtlesin ülikooli, siis ma sain aru, et seda ma enam ei tee. Seda ma enam ei tee. Nüüd ma tean, mida ma tahan ja ma ei käi enam seal loengutes, kus ma ei taha käia. Ja siis saingi niimoodi, et ma kordagi loengutes ei käinud mõnes aines ja sain napilt läbi, aga lõpuks ma hakkasin aega panema siis sinna, mis mind huvitas, aju, hiljem tehisaru, kõik need teemad on ju, et sa tegelikult ehitad iseennast üles ja ülikool annab seda vabadust ja minusugused õppejõud seda kindlasti võimaldavad. Näiteks on ju, et minu aines on nii, et inimesed saavad tulla ka oma projekti pakkuma. Näiteks see aasta meil oli, et oli üks väga andekas noormees, kes ütles, et ta teebki praegu ühte oma äppi, ta tahaks seda kuidagi nagu siduda projektiga. Ja siis me mõtlesime koos välja katse, mis talle on kasulik nagu selle nii-öelda äpi arendamiseks, et ta katsetab seda inimestega, saab teada, kas see asi tegelikult töötab niimoodi. Jah, et selline vabadus on tähtis. Palun. Ma tahtsin küsida, et miks ma peaksin valima Tartu Ülikooli teiste Eesti ülikoolide vahel? No võib-olla mõned põhjused on siin juba ju ka kõlanud. Lõpuks see sõltub sellest, et mis sind nagu huvitab inimesena. Ja sa pead mõtlema, kus on need inimesed, kes mind inspireerivad, kus on need õppekavad, mis mind huvitavad. Et seda ei saa öelda, et kindlasti peab Tartusse tulema. Meie mõte on siin tutvustada, kes meie oleme ja mis meie teeme. No. Ja kui sa täna tunned, et siin on mõned asjad, mis on huvitavad, siis tule küsi juurde veel pärast. On? Et see on hea, et meil on erinevaid ülikoole ja neil on erinev tugevus. Mina ütleks, et mina siin ei ole kahetsenud, et mina Tartu Ülikooli tulin, sest mul tegelikult ei olnud ju, ma ei ole ise õppinud Tartu Ülikoolis, ma ei ole õppinud Tallinnas, ma ei ole õppinud Tartus, aga pärast seda, kui ma siis oma doktorikraadi ära tegin, siis ma tulin tagasi ja kodu on seal Tartus. Ja mõelge veel, kas on mõni küsimus veel, ma siin räägin oma viimase pointi, et tegelikult jällegi, et vahepeal ülikooli süüdistatakse, et me ei tee midagi praktilist ja seal ei saa teha nagu päris asju. Ja ma jälle ütleks, et see on osati nagu täiesti vale. Ja see näide, mis on minu arvates väga hea praegu, on kogu T-hüppe programm. Et T-hüppe programm ei ole niimoodi on ju, et president kuulutab välja ja siis kõik vibe code'ivad mingisuguseid variante kuskil. Vaid T-hüppe programm töötas niimoodi, et siis haridusteadusminister kutsus kohale need inimesed ülikoolidest, kes tundusid, et võiks mõelda selle üle, kuidas me seda T-hüppet tegelikult teeme. Ja siis jah, osad kadusid ära, osad ei jaksanud, aga mina olen üks neist, kes siis veab seda uurimistööd, kuidas me tegelikult seda T-hüpet nagu teeme, kuidas me seda tegelikult uurime. See on väga praktiline asi, mida me teeme ja praktiliselt iga nädal teeme koostööd OpenAI-ga. Just Kaidiga 2 tundi tagasi oli meil kõne OpenAI-ga ja miks nemad teevad meiega koostööd? No eks siin on palju põhjuseid, eks.
aga see üks põhjus, mida mina näen, on see, et meie uurimisrühm ja meie inimesed, me suudame teha asju kiiresti, tõhusalt, usaldusväärselt, väga professionaalselt. Nii et OpenAI, nad on ise väga uhked selle üle, et nad liiguvad kiiresti, on ju, muudavad asju kiiresti. Aga on paar korda olnud, kus nad ütlevad, vau, te teete meie tempos. Ja see on siis näide, kus siis meie Tartu Ülikoolis praegu oleme tõesti vedamas seda T-hüppe projekti, millel on väga suur rahvusvaheline mõõde ja kus siis Kaidi, kes ka järgmises paneelis räägib, ka kõvasti kaasa lööb. Ja Kaidi on hea näide selles suhtes, et ta ei ole praegu veel doktorant, ta on magistrant, eks. Aga kuna tal on huvi selle asja vastu, siis meie pakume selle võimaluse oma uurimisrühmas, eks. Ja mina ise olen selline, et kui noor inimene tuleb, ta tuleb otse gümnaasiumist ja ütleb, et ma juba tean, et ma tahan seda uurida. Ma tean, et ma tahan tulla, siis minu grupis on päris mitmeid neid, kes nagu kohe esimesel kursusel tulevad meie juurde ka asju uurima ja nii on mul ka paar esmakursusest, kes praegu juba T-hüppes ka kaasa löövad. Niisiis, lühidalt, ülikool polegi nii paha, meie Arvutiteaduste Instituut on selline ja kuna mulle endale on see vabadus nii tähtis, see tähtis, et ma saan teha oma asju, keegi ei käsuta mind ja ma üritan oma tudengite vastu täpselt samasugune olla, et kõik tunnevad, et nad saavad teha ägedaid asju ilma selleta, et nad oleksid sunnitud. Siis ma valisingi või palusin panna need pildid, see on näide sellest, milline ruumiline vabadus meil seal Arvutiteaduste Instituudis on. Kas on veel mõni küsimus? Saab küsida ka pärast seal pausi ajal, aga palun. Ja ma küsiks seda, et te olete hästi palju toonud enda teadusrühma näitena, aga mis teadusrühmad veel instituudi all tegutsevad? Ja see oleks võib-olla hea isegi nagu slaidile panna. Aga meil on tõesti väga palju erinevaid uurimisrühmi ja isegi kui mina peaksin hakkama lugema, siis ilmselt ma kõiki neid kohe meelde ei tuleks, aga toome mõned, mis on minu arvates nagu lihtsalt väga head uurimisrühmad. Teised on ka, aga näiteks on ju meil Jaak Vilo bioinformaatika uurimisrühm, mis on ajalooliselt olnud väga tähtis Eesti jaoks. Meil on Meelis Kulli masinõppe uurimisrühm, kellega näiteks meie teeme väga tihedalt ka koostööd ja teeme koos üritusi ja nii edasi. Mida nii palju ei teata, aga mis on väga tugev, meil on tegelikult krüptograafia uurimine. Väga tugev rahvusvaheliselt, et rahvusvaheliselt inimesed tulevad sinna. Ja tegelikult neid uurimisrühmi saab ju veebist ka vaadata, aga võib-olla, ma ei tea, kas on võimalik, me võime panna pausi ajaks ka ju siia nagu üles selle nimekirja. Sest seal on kindlasti rohkem, kui mina suudaksin praegu peast panna. Ja selline jätk küsimus nii-öelda, et kui paljud teevad teadusrühmad nii-öelda õppekavadega koostööd, et luua aineid, mis tooksid nii teadusrühmale äkki nagu uusi liikmeid, kui ka nagu annaksid oskused nii-öelda päris eluks? Ikka, et see on, näiteks minu enda see aine ka tuli osati sellest, et tulid minu juurde bakatudengid, magistritudengid, kes tahtsid mingit uurimistööd teha. Neil tegelikult ei olnud teadmisi nagu sellest, et ma peaksin hakkama selgitama midagi aju kohta ja psühholoogia kohta ja tehisaru kohta. Et lihtsam oli teha oma kursus ja siis praktiliselt ma võtangi ainult neid tudengeid sealt kursuselt ja teised uurimisrühmad teevad samamoodi. Ja see on minu arvates väga hea. Sest näiteks mina ise võtan seda nii, et ma tõesti iga aasta, iga loengut nagu ma teen uuesti. Muidugi mõned asjad jäävad samaks, aga sest kuna see tehisaru ala nii kiiresti liigub, siis tegelikult see on kogu aeg üritan anda selle, mis on täna, toon sisse asjad, mis on juhtunud eelmine nädal ja siis ja teised teevad seda mingil määral samamoodi. Nii meil see käib seal. Ja, aitäh teile, mul on kõik. Ma ei tea, kas keegi tahab veel midagi küsida. No eks ma siin üle aja olen juba pannud.
palun vabandust, noored, mulle öeldi, et ma võin üle aja natukene minna, et minult võeti 5 minutit, aga ma vabandan ja ma rohkem ei taha noortelt inimestelt aega võtta. Aitäh teile, kui on küsimusi, palun tulge kohvipausi ajal. Aitäh! Ma ise võib-olla ühe küsimuse veel küsiks, hästi omakasupüüdlikult. Võime veel korra siia astuda, et äkki tudengid annavad meil 1 minuti. Ei tea. Ma käin iga sügis informaatika esmakursuslastele külalisloengut andmas ja räägin neile tarkvaraarendusest ja siis nad saavad mulle saata ette küsimusi. Ja massiliselt mitmeid 10 küsimusi tuleb, et kas mul on üldse mõtet tulla õppima, sest et AI tuleb ja võtab töö üle, AI teeb kõik meie eest ära ja see hirm IT õppimise osas ja see, et mis minust tulevikus saab, selle hirm selle ees on nii suur, et täitsa nagu ahastuses on need küsimused, et kas mul on üldse mõtet, mis sa neile ütleksid? Jah, et siin võib öelda, et meie instituudis, me tõesti kogu aeg mõtleme selle üle, kuidas ajaga kaasas käia ja mida konkreetselt teha, et tudengid oleksid kaasajastatud nagu mõtteviisiga ja meetoditega. Minu enda kursus on näide sellest, aga näiteks ka nüüd on ju me siin reedel ja esmaspäeval on üritused, kus tegelikult ka õppejõud õpivad vibe code ima. Et üldse kõik käiksid kogu aeg ajaga kaasas ja mulle tundub, osati ka selle põhjal, mis ma just rääkisin, on ju, et ülikool ei kao kuskile ja IT õppimine ka, sest tehisaru alati ei lahenda probleeme, tehisaru alati ei ole vastus. Ja selleks, et aru saada, mis on küsimus, sul on vaja tegelikult õppida neid asju. Siis ja ainult siis saad sa ise tehisaru kontrollida. Nii et tulge, teeme. Aitäh!